tere armsad sõbrad, mina olen Eret, mul on väga-väga hea meel, et te olete taas minu YouTube'i kanalile jõudnud. Ma siin vahepeal mõtlesin, et mis videosid ma võiks siis teha nüüd järgnevad mõned kuud ja ma jõudsin selleni, et ma võib-olla tahan teha suhtevideosid ja ma tahan rääkida inimeste vahelistest suhetest. Suhted on meie elu vundament, mitte ükski inimene ei saa ilma erinevate suheteta hakkama. Need on kas lähisuhted, perekondlikud suhted, kollegiaalsed suhted, karjäärisuhted. Eelkõige on väga tähtis hoida suhet iseendaga ja tänase saate alapealkiri on, mis on usaldus. Minu meelest on usaldus igasuguse inimeste vahelise suhte kõige selline algne element, ilma milleta ei ole võimalik siis suhet edasi arendada, suhet hoida ega siis paremaks muuta, kui usaldust ei ole tekkinud. Ja kuidas seda teha, siis mina arvan, et seda saab teha ainult läbi enda, et igaüks meist tegeleb eelkõige iseendaga, arendab omaenda sisemist usaldamist, oma otsuste usaldamist, oma otsuste vastuvõtmist ja püüdma teha kõike oma kõige parema äranägemise järgi, oma kõige sellise õigema sisehääle, südamehääle järgi, et see oleks aus, et see oleks puhas, et me õpiks kuulama ennast, et me õpiks ennast usaldama ja läbi selle, kui me oleme õppinud ennast usaldama, saame me lubada endale ka teisi inimesi usaldada. Et mingi selline künism ja iroonia ja süke ülim skepsitsism on ka minu meelest suhteliselt nagu ebaolulised tegelikult inimsuhetes, et mida me kõige rohkem tegelikult hindame on siirus, otsekohesus, inimeste vahelised sellised toredad, ausad, selged sidemed. See puudutab nii lähisuhteid mehe-naise vahel või naise-naise või mehe-mehe vahel. See puudutab karjäärialaseid suhteid, kui sa oled uuele töökohale läinud, mismoodi siis seal usaldust võita, mismoodi seda hoida, ära levita enda kohta valeinfot, ära ole selles mõttes liiga kahtlustav, pigem nagu mina alati nagu propageerin seda, et usalda teisi inimesi nagu pigem. Sa ei pea rääkima kõigest, aga sükene liigne kahtlustamine ei tekita kindlasti sellist head esmamuljet, ehk siis nagu pigem nagu avatus. Ja igasuguste teiste suhete juures täpselt samamoodi on usaldus oluline ja see algab meist endast ja usaldamine kui selline on üks suhete selliseid käimas hoidvaid nagu jõudusid. Ja kui näiteks suhe on algusjärgus ja tekivad esimesed mingid sellised lahkhelid, siis kohe ma soovitan teil vaadata otsa sellele, et kas meie vahel on usaldus ja kui meie vahel usaldust ei ole sellist, nagu ta peaks olema, siis kus see tuleb, et miks ei ole, miks mina näiteks teda ei usalda, mis on minu need sellised red flagid, eks ole, selles suhtes ja siis küsida ja kommunikeerida seda oma partnerilt, et kas see võib nii olla, küsida, rääkida ja siis see usaldust nagu vaikselt kivi haaval ehitada. Mõnedel suhetes tuleb usaldus kiiremini, mõlemad partnerid on suhteliselt nagu väikse traumaatilise minevikuga, mõned on seda suurema minevikuga. Ma olen näinud inimesi, kes on võrdselt väga suure traumaatilise minevikuga ja siis toimub sükene üksteise nagu tervendamine ja parandamine ja usalduse võitmine, et see usalduse tekkimine ei tule üleöö, aga samas nagu kui see ükskord on tekitatud, siis seda tasub hoida. Aga kõigepealt, et teisi usaldama õppida, et endast usaldusväärne mulje jätta, mitte lihtsalt mulje, vaid ollagi see, keda saab usaldada. Peame me ennast usaldama, peame me endaga tegelema, ehk siis nüüd hakkame kõik ilusti enda sisse vaatama, et kuidas me ennast usaldame, kuidas me endast tegelikult hoolime ja siis saame teiste kallale minna. Et ühesõnaga seespoolt väljapoole, liigume nende emotsioonidega ja vaatame. Igal juhul aitäh, et vaatasite. Need olid tänased minu sellised väga spontaansed mõtted suhete teemadel, usalduse teemadel ja ma soovin kõigile ilusat päeva jätku ja head usaldamist. Tšau!